Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult, head kuulajad, käes on 12. oktoobri tund, mis on natukene 11 läbi ja see tähendab, et digitund on eetris tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Loonemaa on teine saatejuht. Me räägime täna sellest, et Eestis annab nüüd riik otse toetust 300 eurot selleks, et te saaks kiire internetiühenduse sinna, kuhu te varem pole seda saanud. Me räägime sellest, et vahelduseks mitte täna õhtul pärast meie saadet, aga homme ehk teisipäeva õhtul tulevad uued iPhone'id ja kuulujutuveski jahvatab kõvasti. Me tegelikult teame üsna hästi, mida nad välja toovad. Vaatame siis, mis see on. Kui kallis on mobiilne internet Eestis võrreldes teiste riikidega? Euroopas levivad GDPR-trahvid ja üks väga suur trahv on see, millest me saame täna rääkida. Ja räägime sellest, kuidas Nvidia videokonverentsi võiks teha viia hoopis uuele tasemele. Ja muid teemasid on saates ka, nii et head kuulamist. Digitund. No nii, hakkame siis oma uudiste ja kommentaaridega pihta ja võtame esiteks ette sellise ameti nagu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Väga põnev algus. Väga põnev algus. Kes üritab siis aidata tarbijaid järele sellega, et riik eraldas suure hulga raha, kokku 9 miljonit eurot, et anda otse toetust nüüd lisaks, et kiir internet viia sinna, kuhu see ei levi. Ja see on natukene segane, üritame seda asja lahti rääkida. Ma olen seda natukene uurinud ja teada tahtnud, kuidas ja mismoodi seda toetust kasutada saaks. Ja ütleme kohe ära, et riik on juba mitu aastat ju eraldanud raha selleks, et viia siis selline kaabliga, fiiberoptilise kaabliga püsiühendus maale, mis on see nii-öelda elektrilevi kaudu projekt. Et sa saad, see on see fiibersauna projekt nii-öelda, eks? Ja see on oma asi ja see ka tiksub edasi ja selle üle võib kiruda, et see käib liiga aeglaselt ja inimesed ei liitu piisavalt. Aga nüüd on sellele lisaks siis hoopis teine toetus, mis kestab väga lühidalt vist novembri lõpuni, praegu on oktoobri algus, vähem 2 kuud, kus siis saab taotleda 300 eurot lihtsalt ühekordse toetusena, et näiteks osta mingisugust tehnikat selleks, et liituda oma maakohas kiirema ühendusega. Oota, aga see on siis juhul, kui sulle toodi fiibersauna, aga ma ei tea, seal modemit ei pandud või mis see on? Umbes nii segane see lugu ongi, aga see on nüüd mõeldud selle jaoks, et kui nüüd ei ole seda fiibrit toonud su elektrilevi ega ka siis normaalselt nii-öelda turuosalised. Kaablit ei tule? Ei tule. Nii. Ja sul on näiteks mobiiltelefon, oled oma suvilas ja vaatad, et sul telefoniga see andmeside ka nagu ei ole 30 megabitti sekundis, 30 on see piir, millest vaadatakse, et siis on kiire, kui on 30. Ja nagu isegi andmeside ei liigu piisavalt hästi. Siis on nüüd selle Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel on hulk sideettevõtjaid, kes on nüüd toetuse maksmise osalejad. Et sa siis nendelt saad küsida, et kuulge, kas teie, on välja toodud 5 ettevõtet, kas teie minu maakodu aadressil pakute mulle siis sellest kiiremat ühendust, vähemalt 30. Aga see on siis üle õhu, ma eeldan, kui kaablit ei tule. Või nad võivad ka kaabli tuua siis või? Ma saan aru, et on nüüd, kui sul on nagu lotovõit on see, kui nad ütlevad, jaa, et tõesti seal sinu maakodu juures meil on üks kaabel. Täpselt sinu ukse taga. Umbes nii. Nii. No siin on näide Citynet Rae vallas, Kernel aktsiaselts Tartumaal, Jõgevamaal, Valgamaal, OÜ Pro Digi Läänemaal ja Vormsi saarel. On üksikud kohad ikkagi, on ju. Raevõrgud Harjumaal, Rae vallas, Sonic Test Tartumaal, Jõgevamaal. Kui nüüd sul ei ole nendes kohtades, siis nad ütlevad jah, et sa saad nüüd selle toetusrahaga endale siis korraliku 4G modemi katusele panna. Katusele vist läheb küll, ja modem võib ka see Huawei kopsik näiteks, vaata, mida Huawei, ma ei tea, kas teised müüvad, Elisa müüb ja ma ise olen seda kasutanud, üli hea asi on. Kas tuleb üle 30 megabitti sulle sinna? Ei, vaata sinna, kus ma olen teda proovinud, ei tule vist üle 30. No vaat see 30 on selline maagiline piir, mille üle ma vaidleks kohe veel edasi, aga ma tahan öelda seda, et mõte on siis selles, et siis see firma ütleb, et nad annavad sulle kas siis selle Huawei või Mikrotiki sellise suure kopsiku, mis käib sulle katusele või maja külge ja sealt saad sa siis omale normaalsema ühenduse. Aga ikkagi üle 4G. Ikkagi 4G. Ja nüüd on mitu aga. Esiteks on see, et
nad tahavad, et sa liituks selle asjaga, siis püsi 2-aastane leping, 24 kuud kestaks. Kuigi ma näiteks ainult suvel olen seal, ütleme aprillist septembrini, aga ma pean aasta läbi hakkama maksma seda siis teenust, seda 4G teenust. Ja teine asi on see, et et kui nüüd näiteks selle külas kõik liituvad sellega või ümberkaudu, siis 4G me teame küll, selle kvaliteet sõltub sellest, kui palju seal ümber tarbijaid on. Tänak jälle sõidab ja kõik tahavad kuskilt seda kvaliteetset striimi vaadata netist näiteks, või nad telekast ei vaata või on mingisugune asi, eks ole, mida kõik tarbivad, et siis su kiirused ju, no ütleme, et neil on kõva potentsiaal on ikkagi kukkuda, sest 4G võrgud on nagu kõik raadiovõrgud, et kui koormus on suur, siis sealt enam nii palju läbi ei tule. Jah? Nii et selline huvitav toetus, millest nagu raskel ajal abiks ikka, kui ütleme maakodus või inimesed, kes elab maal on jäänud see ühenduse edasiviimine selle taha, et tal ei ole seda 300 €, et osta see kallis kopsik, see 4G modem. No siis nüüd saab selle toetusega seda. Ja siis sul on nagu parem ühendus natukene. Oota, aga ma ei saa ikkagi aru, et need, mis Citynetid ja mingid asjad, mis sa ette lugesid, nemad ju ei ole mobiilioperaatorid, et kas nad siis müüvad sulle edasi? Jah, vahendavad lihtsalt. Nad on kuidagi siis, kuidas öelda, toetusprogrammi kinnitatud sideettevõtjad, et et päris nii ei saa, et sulle isiklik erasikuna ei maksta seda 300 € välja ega ka suvalisele mees ja koera OÜ-le, vaid siis need sideettevõtjad. Nemad vaatavad, kui sa oled seal näiteks Rae vallas, siis toovad sulle kaabli ja kui sa oled Kapa Kohilas, siis ütlevad, et me müüme sulle edasi siis Tele2 või Elisa või Telia netti. Okei, no mõnes mõttes mul on muidugi hea meel, et nad sunnivad sind maksma seda aasta läbi, sellepärast et sinusugused jõukad linnamehed, kes tahavad suvilasse maksumaksja raha eest endale seda kopsikut panna, siis sa pead aasta läbi maksma, eks ole. Kui sa lähed ise selle liitumise mingi mobiilioperaatoriga ja maksad see ma arvan, et tegelikult äkki ei ole isegi 300, minu mõelest see kopsik oli odavam, ma arvan, et ta võib-olla oli paarisaja ümber või. Et siis sul tasub, ma arvan, see kraapida see raha kokku, osta välja ja võtta liitumine ainult, ma ei tea, 3-4 nii-öelda soojaks kuuks, kui sa seal oled ja ülejäänud ajal ei ole. Ja need inimesed, kes elavad seal aasta läbi, et nemad peaksid niikuinii siis aasta läbi tarbima, aga see on tegelikult ju, ütleme, et need paketid 4G-s, mida sa peaks nagu püsiühendusena kasutama, et need andmemahud on ikkagi päris suured, me ikkagi räägime sisuliselt piiramatust paketist, see on ikkagi kuumaksuna ju mõnikümmend eurot tuleb. 20, jah, mina tegin ühele seal paar päringut kõigile firmadele tegelikult ja sain siis pakkumas, et müüvad edasi piiramatu mahuga 20 € kuuesuga paketti. Üks väike aga, ma unustasin veel ära, see on väga oluline aga, seal Tehnilise Järelevalve Amet on veel välja töötanud abikõlbulikud aadressid, et kui teie maakoht või suvila või mis iganes ei ole abikõlbulikul aadressil, siis seda kasutada ei saa. Ma muidugi mõtlen, et mis siis saab, kui sa tegelikult seda 30 ei saa kätte, kas sa siis võid minna kuhugi kaebama või et näiteks, et paned püsti saad, aga ma ei tea, poole aasta pärast enam ei saa, et on näiteks 15 või mõni päev on 10, mõni päev on 40 näiteks või. Väga õige ja tegelikult ei ole ju selle vastu mingit garantiid. Ei ole absoluutselt, tähendab on üks garantii, mis on 5G. Ütleme, et ta ei ole igaveseks see garantii, aga et kui sulle korralik 5G võrk sinna pandaks, mis ütleme maale esimeses järjekorras, isegi kui Eesti oma selle litsentsi jama kõik nüüd me käime selle läbi, mina ei usu, et nad tulevad sinu maamaja juurde esimesena seda 5G-d panema, et aga see mõneks ajaks aitab, aga ma olen nagu raske sellele kuidagi hinnangut anda, sellepärast et minu arvates kui seda raha üldse kuidagi kulutada, siis võiks kulutada teda rohkem ja katsuda ikkagi kulutada nii, et sa selle fiibri endale või mingisuguse kaabli sinna sauna saaks, sest see on ainuke asi, mis on ikkagi tuleviku kindel, et sa kulutad täna selle raha ära ja ma arvan, sa võid olla suhteliselt kindel, et sinu lapsed, kui mitte ka lapselapsed ja võib-olla isegi nende lapsed saavad üle selle fiibri väga korraliku netiühendust tarbida. See on ainuke tulevikukindel internetiühenduse tehnoloogia, mida me ju tunneme täna. Väga õige ja hiljuti oli just meedias juttu ühest projektist, mille Võrumaal tegid talumehed ja üks tuntud Eesti võrguentusiast Veljo Haamer, et ehitasid fiibriga ühendasid talud ära, et saaks teha kaugtööd, kaugkoolis käia igal pool ja see annab sulle garantii, et sa võid olla kas või metsa sees ja sul ei pea olema masti või siis mis iganes sul kõik naabrid vaatavad Ott Tänakut, aga vähemalt sa saad teha tööd. Sina vaatad ka, kui tahad. Sa vaatad ka, eks. Et kui me saame siin praktilist nõu anda, siis mina küll ütleks, et
jah, täna on võimalik, eks ole, võtta need mis iganes G-seadmed, 4G siis antud hetkel ja sa saad, ütleme, lahenduse, mis tegelikult ta ju töötab, ega 4G me teame, et ta on okei. Aga see nende võrgu lääg või hilistusaeg on suhteliselt suur ja tal on ikkagi suhteliselt kindel potentsiaal, ma ütleks, joosta mingil hetkel umbe. Et mina, kui mul oleks vähegi võimalik, ma kraabiks kokku rohkem raha ja kui see kaabel on mõistikul kaugusel minust, et ma ikkagi näeks täna väga palju vaeva, kui ma elan eriti kuskil sellises kohas, näeks väga palju vaeva selleks, et see kaabel ühel või teisel kujul endale saada. Ma loodan, et ka need projektid jätkuvad, sest iseenesest kõik see, mis Elektrilevi ja kõik need seaduse muudatused, et sa võid panna fiibrit posti otsa ja et just, et seda fiibrit tuua nagu inimestele lähemal, et see on minu arvates kordades, kui mitte 10 kordades mõttekam raha kulutamine. Jah, ja pikaajaline investeering, see on põhiline, et me ei tea ju kaubaga ja see 4G ja 5G siin meil toimivad, kuni jälle on eeter täis nõudlust. No 5G läheb, ma olen täiesti kindel, ma ei tea, kas meie siis teeme enam digitundi või mitte, aga jõuab kätte päev, kui 5G läheb umbe. See jõuab kätte, alati on jõudnud, iga jumala G-ga on jõudnud kätte ja jõuab veel. Salvestage see ära praegu, head kuulajad, ja siis mängi kätte meile. Aga see võib olla, ma ei tea, see võib olla 15 aasta pärast alles näiteks, aga ta on. Ja see on 5G. 4G läheb palju enne umbe. 4G tegelikult täna, eriti suvel paljudes kohtades, kus inimesed hulganisti maale sõitsid suvitama, sest Küprosel ei saanud sõita. Seal olid ikkagi reaalsed probleemid, kaasa arvatud minu enda kohtades, kus ma suvitan, et ma ikkagi nägin üle mobiilivõrguga kiirusi 1 megabit alla, kuigi elad 4G levialas ja pulgad on püsti. Ja ärme üleski laadimisest üldse räägi, see on palju suurem probleem, et kui sa teed kaugtööd on ju ja tahad restardi või digitunni saatefaili üles laadida, saad aru, et see võtab nüüd tund aega mõnekümne megase faili jaoks, see ei ole meeldiv. Nii on ja igatahes, kes arvab, et vähegi senikaua võiks abi olla, siis minge vaadake TTJA kodulehelt seda toetuse kuulutust ja tehke avaldus ära. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi ja vaatame nüüd korraks pilkudega kaugemale, teise poole ookeani, kus meie aja järgi teisipäeva õhtul, jah? Homme peaks Apple siis tooma välja oma selle aasta uued telefonid. Ja see pandeemia aasta on natukene ajagraafikat muutunud, et tavaliselt septembris tulevad uued iPhone'id välja, siis nüüd on oleme siin oktoobri juba 3 on läbi ja ma arvan, et see põhjus muide, miks nad tavalisest hilisemaks jäid sellega, on just seotud tootmisega. Ehk tegelikult räägitakse... tehased seisid Hiinas või? Ja kindlasti. Sellepärast, et on tegelikult väga palju elektroonikakaupu üldse, mille saadavus on väga kehva. Ja me vist eelmises saates rääkisime, kuidas ma endale olen tellinud nii Google Pixel 4a, kui nädal aega tagasi tellisin. Kas midagi on jõudnud kohale? Mitte midagi ja Pixel 5 on näiteks kogu Euroopas on välja müüdud. Ja me ei tea, kas Google pani hullult mööda potentsiaalse nõudlusega, eks ole, ja inimesed järsku ärkasid üles ja hakkasid kõik seda tahtma või neil on ka ikkagi tõsiseid tootmisprobleeme, või siis kombinatsioon mõlemast, aga fakt on see, et probleeme on ja need iPhone'id me kohe hakkame rääkima, tuleb vist, palju me lugesime kokku, 4 tükki on ju, et seal on ka juba ette on teada, et nende saadavus ei ole esialgu väga hea. Ei, üsnaga telefon pole välja kuulutatudki. Jah, aga me juba teame, et me ei saa neid. Me teame, et me ei saa. Aga võtame siis ette, mis oodata on, tõesti see number on kasvanud päris suureks, et ilmselt tuleb välja 4 uut telefoni ja kuigi see telefoni nimi ei ole praegu kindel, siis lihtsalt meie hõlbustuse huvides ütleme siis nende kohta iPhone 12. Ilmselt on iPhone 12 nimega, sest eelmine aasta oli 11. Ja mis need siis on, et alustame altpoolt. Esiteks kõige väiksem iPhone pärast siis seda vana head iPhone 4S ja 5S. Ja SE-d. Jah, on siis iPhone 12, ütleme minida kohta ja ta suurus on $5.4, et see on selline suurus, isegi kui kellelgi on käes veel näiteks mõne aasta vanune iPhone 8 või 7, siis sellest veel väiksem, et üsnagi pisike telefon, iPhone 12 mini ja
ja sellest järgmine iPhone, ütleme siis tavaline 12 on 6,1 tolline, mis on siin täiesti võrreldav nende tavaliste iPhone'idega viimastel aastatel. Ja tuleb ka sama suur Pro, eks ole. Ja sama suur Pro ka, ja. Mis on siis muidu vist ilmselt sama, et midagi on veel ilmselt kaameras. Ja rivi lõpetab kõige võimsam iPhone 12 Pro Max ilmselt, mis on siis kõige suurem iPhone jällegi, mis üleüldse on toodetud, 6,7 tolli, et tõeline lahmakas. Minule meeldib muidugi kõige rohkem see minimõte, sellepärast, et ma ikkagi tahaks sealt 200 grammiste kolakate juurest tulla alla ja ma vaatasin just on see uus, seesama Pixel 5 on ikkagi jälle seal mõnusa 150 grammi juures, mis minu jaoks on see suuruse ja kaalu tasakaal nagu väga õiges kohas, et saab näha. Ma tõesti loodan, et selle telefonil läheb ka turul hästi, et inimesed tahavad väiksemaid. Ja see on kihvt, et mõte on see, et mis on ilmselt selline kuulujut välja lekkinud, et nende telefonide selline põhiomadused on üsnagi sarnased, et kõigil on näiteks seesama 5G, millest me rääkisime, on kõigil ikkagi olemas, et on kõik sama selle sidetehnoloogiaga, siis on neil sama vist OLED ekraan kõigil, mitte nagu nüüd me korraks siin meenutasime ühte aastat, kui tuli välja, oli XS, XR, hirmus keerulised nimed, erinevate ekraanide tehnoloogiad, LED-id, OLED-id, LCD, head TFT-d ei olnud, aga nüüd on nagu nad üsnagi võiks olla samas selles kaalukategoorias. Kas me midagi teame nüüd ka lihtsalt selle kohta, et mis tuleb seal midagi sisuliselt uut? See, et tuleb uus kiirem protsessor, sulgudes, mida eriti keegi ei vaja. Vähemasti, mis ma arvan, et tänased iPhone'id ei ole küll aeglased mitte kellegi jaoks, mitte mingis olukorras, aga tuleb uus kiirem. Kas seal on midagi sellist on üks asi, mis paneb ilmselt inimesed ostma, kes on iPhone'i fännid. Vist tuleb selline tagasi see vana tööstuslik disain, mis oli pärit sellest iPhone 5 ajast. Kandilised ääred. Nagu need iPad Prod on samasugused tumehallid kandilised, hästi ilusad. Jah, et see eristab kohe seda uut nagu 5G võimekusega telefoni vanadest ja ilmselt näeb välja. See on puhtalt selline esteetiline väärtus on ju, aga ilmselt tükk aega oodatud, et see uus disainipõlvkond jõuaks kohale ja nüüd 2020 peaks see tulema, et mis seal veel, ilmselt taga on see kaamera moodul saab võib-olla juurde midagi, mis aitab tal seda sügavust mõõta, nagu ilmselt laseritega, mis vaikselt Apple ehitab seda liitreaalsuse võimekust üles, kui päris täpselt aru saada, et mis me sellega tegema hakkame, on ju. Küll on see ruumiline heli kõrvaklappides, küll on see iPadides olemas, see lidar juba seal sees, aga mis selle otsene rakendus on, ma ei tea veel, aga tuleb selle telefonidesse ka. Üks asi, mida vist ei tule, millest minul on väga kahju, on see, et USB-C ei tule laadijaks külge. Et see siis ikkagi oleks küll inimestele võimalik ainult ühe laadijaga praktiliselt kogu oma elektroonika ära toita, mis on väga suur asi, aga nii palju kui kuulda on olnud, siis seda ei tule. Ja ma arvan, teine asi, mis on huvitav, on seal see, et kas see väiksem iPhone, kas sealt kaksatakse mõni hea kaamera küljest ära. Et kui see väiksem tuleks selline, et on ka, ma ei tea, 3 kaamerat küljest tõenäoliselt, nagu nendel teistel on, siis see oleks päris kõva saavutus ja kahju oleks, kui nad sealt peaks midagi ära võtma. Aga seda näeb. Ja ma arvan, et need kaamerad üldiselt ongi tõenäoliselt see, millest on mõtet rääkida. Et väga raske on ette näha, et nad suudaks tuua välja midagi, eks ole, nii põnevat, et me järgmine saade siin silmad põleks ja räägiks. Võib-olla, ärme kunagi ütle kunagi, aga seda me homsest ootame ja võib-olla tuleb midagi lisaks veel peale telefonide, nagu selline pagasi otsimise vidin, nagu mingisugune, mis ilma juhtmeta aitab sul leida üles, kus on kadunud kott või rahakott, aga eks me näeme homme lähemalt. Ja teeme siia pausi ja siis võtame eelmisest saatest ülejäänud kuulaja küsimuse, mis ka sellesse teemasse sobitub. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja meenutame ühe kuulaja saadetud või esitatud küsimust,
mis kõlas umbes niimoodi, et kas täna peaks ostma uue iPhone'i. See oli siis nädal aega tagasi. ja lisaküsimus, kas peaks ostma 5G-ga telefoni? Jah, ma arvan, et selle iPhone'i, kuna inimene tahtis osta iPhone'i, siis sellele küsimusele me juba vastasime, täna mitte mingi hoidke kinni rahast. Kui sul telefon maha kukub ja kogu elu seisma jääb selle pärast, on ju, sul on vaja uut. Ma ei tea, siis ka laenaka päevaks. Sest homme näed juba, mis päriselt turul toimub. Aga need saadavus on ikkagi ei ole hea. Et kui sa täna ei osta iPhone'i, nii-öelda, et sul on vaja ja sa arvad, et ma ostan siis selle uue põlvkonna, sa võid arvestada sellega, et võib halvemal juhul juhtuda, et sa saad selle aasta lõpu poole, kuu või 2 pärast alles kätte. Et seda me ei tea. Aga see 5G küsimus on huvitavam, et kui sa ostad täna telefoni siis, ja kulutad selle raha ära, eks ole, siis et kas sa peaks mõtlema, et oleks hea, kui selles telefonis on 5G, see on palju põnevam küsimus arutamiseks. Mis sina arvad? No, võtame sellise, kuidas majandusteaduses öeldakse, et mõistliku inimese lähenemise, kes ostab telefoni 2-3 aastaks äkki. No tänapäeval ikka 3 oleks äkki okei, kui ta vahepeal maha ei kuku. Ja siis selle jooksul võiks ju eeldada, et Eestis on 5G litsenseeritud, võrgud on avatud, et hakkab tööle. Mis tõttu, kui ma ei paneks seda 5G esimeseks faktoriks, mille järgi ma telefoni valin, aga kui on muud tingimused on sarnased, siis ma võtaks selle 5G-ga telefoni. Jaa, ma olen sinuga nõus, et mul on raske näha, et 5G muutuks oluliseks näiteks järgmise 12 kuu jooksul, ütleme järgmise aasta jooksul. Et ma loodan, et kui see litsentsijama Eestis läbi saab, et siis ütleme poole aasta pärast või millalgi käega katsutavas tulevikus me saame rääkida, et need võrgud on nüüd kuidagi avatud, et vähemasti on teenus, mida saab kasutada. Aga 4G ikkagi valdavalt on täna nii okeis seisus, et ta selliseks oluliseks või väljapääsmatuks 12 kuu jooksul ma arvan ei muutu. Aga kui me räägime 2 aasta perspektiivist, siis ikkagi võiks juba täna mõelda sellele. Ehk mina arvan, et täna on täpselt selline natuke rumal hetk, et kui sa ostad telefoni ja sa peaks 5G-st peale maksma, ütleme rohkem kui seal võib-olla mõnikümmend eurot või võib-olla rohkem kui 100 eurot näiteks, siis ma ei ostaks. Siis ma ikkagi arvestaks, et ma ühe põlvkonna saan veel täitsa rahulikult selle 4G-ga ära. Ja kui mul see 5G on, et tõenäoliselt seda hetke, kus ma olen 5G võrgus ja tunnen, et elu on ikka hoopis midagi muud, neid hetki ikkagi lähema aasta, võib-olla isegi 2 jooksul on vähe, aga sealt edasi juba nagu oleks. Jah, aga ma arvan, et meie Eesti tarbijale teeb asja lihtsamaks see, et me nagu riigina oleme järele lohisenud 5G-ga, mis tähendab, et maailma turul nende telefonide hinnad ja 5G tase muutub selliseks, et sa enam ei maksa preemiumi selle 5G eest. Aga meie jaoks, ühesõnaga, kui Eestis on 5G olemas, siis sa saad juba täitsa tavahinnaga 5G telefoni, nii et loodetavasti me sinna jõuame. Aga võtame siia selle põneva graafiku ka siia teemasse. Ehk et Soome uuringufirma Rewheel on siis välja andnud ühe graafiku käesoleva hetke hindadega 4G ja 5G andmeside gigabaiti hindadega, ehk et küsimus on selles, et millistes maailma riikides on odavamad või kallimad piiramatu internetipaketid. Kus on siis telefonile mõeldud pakett, mitte näiteks koduinternet ja kus on siis vähemalt 1000 minutit kõneaega ja nad on siis vähemalt 1000 gigabaiti andmesidet, ehk sisuliselt Eesti mõistes on see siis piiramatu andmeside pakett. Ja seal tabelis me oleme kallim kui Euroopa Liidu keskmine. Ehk et kui seda turgu niipidi vaadata, siis see müüt, et Eestis on kõikjal kättesaadav hirmus odav mobiilne andmeside, see nagu kukub kokku, sellepärast et meist odavamad selles plaanis on näiteks Hispaania, Austria, Suurbritannia, mis meil siin on, Brasiilia, Austraalia, Rumeenia, Türgi, Sloveenia, Venemaa, Prantsusmaa, see tabeli eesots on, esimene ots on siis odavuse poolest on siis Soome, Iisrael, Taiwan, India, Itaalia, Šveits. Wow. Ja, aga ma ei ole peensusteni seda analüüsinud, aga ma arvan, et siin on natukene see asi, et Eestis need päris piiramatud paketid ongi kallid. Ja ilmselt peaks vaatama seda tabelit nagu ka sedapidi, et kui me räägime sellise mõistliku
kuumahuga pakettidest. Noh, see 1000 gigabaiti on selgelt liiga palju telefonist. No mida paganad sa sellega, ütleme Eesti oludes, kus inimestel on normaalne internetiühendus nii kontoris kui kodus on ju, ehk et see wifi on väga hea ja kiire, on nagu saadaval, et mida paganad sa telefonist selle 1000 gigabaidiga teed. Aga vähemasti selles tabelis siis jah, me oleme kallimad. Ja teine asi on see, et ma vaatasin sotsiaalmeedias, keegi küsis, et need on ju hinnakirja hinnad, aga et kas keegi teab kedagi, kes kasutab mobiilsidet hinnakirja hinna järgi Eestis? See on ka õige, jah. See on ka hea küsimus. Aga no vähemasti mingis osas me oleme kallid. No, võibki olla öelda niimoodi, et see suur osa on selline, hinnad on alla tulnud Euroopas, et võib-olla see ühtlustumine on toimumas on ju Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahel. Aga noh, Soome juhib ikkagi tohutult, Soomes on tohutult odav andmeside. Jah. Olgu, aga räägime veel suurest rahast. Sina tulid hommikul teadmisega, et rõivafirma H&M on saanud suure GDPR teemalise trahvi Euroopas. No see on selline jah, üsnagi šokeeriv uudis Saksamaalt, et nende peakorter on siis niimoodi kogunud omaenda töötajate kohta andmeid. Et kui seda uuris Saksa andmekaitse büroo liiga aasta aega, siis otsustasid, et määravad trahviks ei rohkem ega vähem kui 35 miljonit eurot, mis on siis suuruselt 35,3 miljonit eurot, suuruselt teine trahv selle asja eest Euroopas. Ja ühest küljest tuletab meelde seda, et meil on tegelikult Euroopas kehtib selline andmekaitse määrustik, mis on ikka väga ränk võib-olla, aga ma ütlen, uudis võib-olla ei ole see, et selle trahvi määrati nii suur, vaid et kui normaalne on ka suurtes ja hea reputatsiooniga ettevõtetes selline väga laialdane andmekogumine. No mida nad tegid? Näiteks H&M-is siis peeti selliseid toimikud töötajate kohta, kus olid mitte inimese tööalased saavutused ja oskused, vaid ka näiteks perekonna kohta andmed, usuliste tõekspidamiste ja harjumuste, meditsiinitoimik, haigused, haigestumised, siis olid andmeid salvestatud nagu privaatsetest chatidest ja jutuajamistest, pereprobleemidest, mida siis kõik kasutada selleks, et hinnata kellegi sobivust tööl edasi jõudmist ja tasustamist ja ütleme, kui seda lugeda, mida nad tegid nende andmetega ja kui palju nad kogusid, siis hakkab tunduma, et jah, et sellise asjast trahvi määrata ongi okei. Ja tuletab jälle teisiti meelde, et kuulge, et meil on, Saksamaa on, ütleme ka eriti tundlik, aga GDPR kohtab kogu Euroopas on ju, et meil on ikkagi väga selged piirid, mida üks ettevõte tohib teha, et millised andmeid koguda ja mis eesmärgil. Ja vaata, selle mündi teine pool on, eks ole see, et kui sul on palju töötajaid, nagu H&M-il on kindlasti, ma ei tea peast, palju see number on, aga neil on väga palju töötajaid, siis ütleme tänapäeval, kus sul töötavad koos erinevad kultuurid ja erinevate taustadega inimesed ja teatud inimeste seas on väga levinud solvuda. Me kõik, eks ole, loeme sotsiaalmeediast, kuidas jälle, ei või ju midagi öelda sellepärast, et ma ei tea, et kas jõule võib jõuluks nimetada ja kogu see küsimustik, eks ole, et kas keegi on must või valge või millise seksuaalse sättumusega ja mis kedagi solvab ja kuidas sa võid kellegi poole pöörduda. Siis ma näen, et ettevõttena mul peaks olema mingisugune info kogum selle kohta, eks, et kas inimesele X võib saata jõulukingi ja nimetada seda jõuludeks või need mingid sellised küsimused nagu tekivad ettevõtte sees, eks ole, et kuidas kellegi poole pöörduda ja mingid sellised küsimused on. Mida sa ütled, mida sa mõtled, aga siin muidugi seda ei saa niimoodi teha, et sa salaja kogud, eks ole. Vot just selles ongi asi, et sa võid ju igasugu andmeid koguda inimese kohta ja lasta siis töötajal ka nagu valida oma eelistused, aga see võib olla läbipaistev. Jah, et kuni selleni välja, et ma ei tea, et keegi on näiteks taimetoitlane ja sa tahad teada, et ma ei tea, planeerid firma jõulupidu, eks ole, et nagu mitu kotletti ja mitu porgandit sa tellid. Kui tuleb salaja välja, et firma peab taimetoitlaste andmebaasi ja paneb kirja, kas see sööb bataati või see sööb kaalikat, no see juba kõlab kahtlused. Ei, minul ei ole, ma arvan, midagi selle vastu, kui sellised asjad on ettevõttes teada, lõpuks see ikkagi lihtsustab kõigi jaoks seda koos töötamist, aga need töötajad ise, kelle kohta neid andmeid kogutakse, peaks siis olema ju kaasatud sellesse protsessi. Ma arvan, see on põnev. Võib-olla mõni kuulaja on selle temaatikaga lähemalt kokku puutunud ka näiteks Eestis, et siis võiks meile kirjutada. Me kutsume äkki siia rääkima või näiteks teeme Restardi saate sellest, et kas selline töötajate CRM on okei ja kuidas seda pidada ja kuidas need privaatsusküsimused seal lahenevad. Aga praegu me peame tegema pausi ja siis jätkame.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame nüüd seda, kuhu me oleme jõudnud põhimõtteliselt videokõnede või videokonverentside pidamisega ja Henrik, sa oled siin nüüd Nvidia tehnoloogiat natukene lähemalt uurinud. Ma olen nagu see brändisaadik juba, ma tunnen viimast. No mida Nvidia bränd siis on nüüd saavutanud? Mis nad see nädal tegid, jah? Aga tegelikult miks sa räägid sellest? Väga põnev, sellepärast, et ma arvan, väga paljud meie saate kuulajad on juba mitu kuud avastanud, et nad peavad kogu aeg videokoosolekuid ja ilmselt nad on ka avastanud, et need videokoosolekud mõnikord seisavad, mõnikord hakivad, mõnikord lähevad inimesed näost mitte erutusest lapiliseks, vaid andmeside põhjustel selliseks ruuduliseks ja äguseks ja kaovad ära. Siis Nvidia on välja töötanud sellise videokonverentsi, ma ütleks lausa sellise videopildi pakkimistehnoloogia või kuidas selle kohta öelda, et mis drastiliselt vähendab seda andmehulka, mis videokonverentsi pidamiseks on vaja üle interneti liigutada. No ja väga-väga drastiliselt. Et siin näide on selles, et kui, no ma arvan, et nad natuke ka võib-olla optimistlikult seda võrdlust tegid, nagu ikka tehakse selliseid võrdlusi, et konkurendid ja meie, aga kui ühe kaadri liigutamiseks tavapärase pakkimistehnoloogiaga, nemad väidavad, et kulub umbes 100 kilobaiti. Üks kaader. Ja nüüd, kui me arvestame, et no ma ei tea, teeme näiteks 30 kaadrit sekundis, mis on selline hea sujuv videopilt, siis näiteks tunnis läheks selle arvestuse järgi üle 10 gigabaidi ja minutis seal 175 megabaiti vist, kui ma õigesti arvutasin. Igatahes väga-väga palju. Tegelikkuses need piltid on natuke kehvema kvaliteediga ja kindlasti teatud olukordades vähemasti ei ole 30 kaadrit sekundis, see ei ole nii suur, aga ütleme, tunnine videokonverents ikkagi gigabait kuni rohkem, ma arvan, võib küll ära tulla. Siis Nvidia pakkimistehnoloogia selle mitme gigabaidi asemel kulutab tunnis 12 megabaiti. Ehk täiesti olematu hulga andmesidet. Ja see võimaldab teha väga kvaliteetse pildiga videokonverentse põhimõtteliselt maa alt, sest see 12 megabaiti tunnis on see tänapäevase tehnoloogia järgi, see on ikka täiesti nohu ei saa tänapäeval öelda, nohu on tõsine asi juba, aga see on väga-väga väike number ja need minuti ja sekundi numbrid olid nii väiksed, et ma isegi ei hakanud neid välja arvutama, et sisuliselt olematu andmeside maht. Meenutab mulle seda Ameerika komöödiasarja Silicon Valley, kus üks mees leiutas pakkimistehnoloogia. Ja, just. Suurepärane, aga see on ikkagi tehnoloogia, mis läheb kuskile toote sisse, eks Nvidia ise ei paku seda tootena. Hetkel mitte, hetkel see on üldse arendajatele sellises nagu eelvaate preview faasis, et sa saad taotleda ligipääsu sellele projektile, aga see mõte on hästi lahe, kuidas nad seda teevad. Ehk et kui tavalise videokonverentsiga me teeme niimoodi, et me paneme sulle, eks ole, veebikaamera, mis sul on oma arvutis, ja me edastamegi kõike, mis toimub videopildina. Iga jumala kaadrit, eks ole, liigutad, räägid, huuled liiguvad, naeratad, sügad nina, see kõik on video. Siis Nvidia teeb sinu näost pildi esimese kaadriga, või ütleme esimeste kaadritega, kui sa hakkad rääkima, ja edastab selle siis teistele osapooltele, aga edasi ta ei võta enam mitte videopilti, vaid võtab olulisi punkte sinu näolt. Ehk neid, ma ei tea, ma ei mäleta peast palju neid oli, aga neid ei ole mingi kolossaalne arv ja edastatakse ainult nende punktikeste liikumist. No võib-olla te olete näinud, kuidas need Hollywoodi filme tehakse või animafilme näiteks, et sulle näitlejatele pannakse mingid andurid külge ja siis nad liigutavad ja sellest saab näiteks animafilm, aga päris inimene on all liigutanud, et kõik see mõeldakse sinna see pilt nagu hiljem juurde. Siis nemad teevad täpselt sama, et nad põhimõtteliselt animeerivad selle näo nende punktikeste järgi, mitte enam ei saada iga 30 korda sekundis sinu seda näopilti. Mul hakkab aru saama, miks ma olen vaadanud aastaid neid videosid nendest Nvidia AI teadlastest, kes loovad virtuaalse inimnäo. Nüüd loovad siis minu virtuaalse näo selle reaalse videopildi põhjal, aga andmed läheb palju vähem. Aga seal on mingi konks ikkagi. Äkki see ei ole väga elutruu või realistlik? No need demovideod, mis nad on välja pannud internetti, on väga-väga head. Ja sellise tarkvaral põhineva tehnoloogiaga ainult paremaks saab minna. Et täna ta on sellises eelvaate või tutvumisfaasis, aga see tehnoloogia töötab ikkagi piisavalt hästi, et nad on need demod saanud püsti panna ja me muidugi ei tea, et kui see nüüd
ütleme miljardile inimesele üle maailma korraga laiali lasta, kes on väga erinevate internetiühenduste, veebikaamerate, üldse selliste valgus, pildiolude käes, et kuidas ta siis nagu reaalselt käitub, aga potentsiaal on siin kindlasti väga suur ja ei ole ühtegi head põhjust, miks seda võiks tööle panna täitsa normaalselt. Ja minu meelest, mis on eriti põnev, on see, et täna sa pead oma seda videokoosolekut ise pidama, eks ole, kuigi sinu näost edastatakse teistele lihtsalt punktikesi. Siis neil on ka olemas, selle projekti nimi on muide NVIDIA Maxine, siis neil on olemas ka projekt NVIDIA Jarvis ja see Jarvis on siis põhimõtteliselt sinu digitaalne avatar, mis ka juba räägib ise. Või on selline vestluskaaslane siis. Ma saan koosolekule saata nüüd Jarvis, ise magan. Just, ise magad. Ja ta ütleb, okei. Jaa, teen ära, homseks ei jõua või siis kurdab, et mul on nii palju tööd. Lükkame tähtaja edasi. Ja kõik usuvad, et see on mina. Ja siit ma ikkagi jõuan oma sellele unistusele vaikselt lähemale, et kui ma teen ühel hommikul teleri lahti, siis tuntud, ma ei tea, Priit Kuusk, eks ole, tema on küll õhtuti vist eetris, või hea sõber Johannes Tralla räägib ainult minuga. Et mul on selline personaliseeritud uudisteankur. Ja tegelikult Johannes Tralla magab kodus, ta ei pea varad üles tõusma. Ta võib-olla ta ei teagi sellest kõigest midagi, aga et ta räägib, no ütleme Johannes Tralla, jah, ükskõik kes on ju, et ta loeb ette uudiseid, mis on minu uudised, minu uudisvoost. Võib-olla isegi ütleb, et klassivennal on sünnipäev või et Hansul on sünnipäev, aga see toimub AK-na ja see on ainult mulle. Ja ma ei tee vahet, on ju, et kas see inimene on päris, kes seal räägib või on see NVIDIA või kellegi muu tehnoloogia, kes on siis, seal on see hääle küsimus ka veel, et ta peab ikkagi sünteesima siis selle inimese hääle ja žestid, aga sellega tegeletakse. See ei tundugi enam tegelikult nii ulme. Ei tundu nii ulme, ja ülikihvt oleks. Ja okei, see telenäide on üks asi, aga me võime rääkida näiteks, ma ei tea, kitarriõpetajast või üldse õpetajast. Või kontserdist, mille annab sulle näiteks kuulus muusik, sulle isiklikult. Või näiteks arstikonsultatsioonist. Me saame robotiseerida, aga samas viia sinule tuttava inimese kujule selle tehisintellekti vestlused. See on väga põnev. Ma väga ootan, aga ja muidugi esimeseks ma ootan ka tõesti seda, et need ruudulised videokonverentsi pildid kaovad ära. See on esimene asi, mis jõuab välja. Ja see oleks ka suur võit, jah. Aga meie saade vist lõpeb, me saame veel praegu ise rääkida siin, võib-olla mõne aja pärast me ei pea. Aga see on sul õige tähelepanek, et helidisain on ka väga oluline, et raadio puhul tõesti, siin ei ole vaja seda pilti genereerida, aga meie juttu ja selleks nagu materjali AI jaoks on veel juba päris palju pakutud. Võib-olla AI kuulab läbi kõik meie 10+ aasta digitunnid. Ja ta juba teab, mida me arvame uutest iPhone'idest. Aga võib-olla, head kuulajad, te kuulasite täna saadet, mille tegi AI, te kunagi ei tea. Nii et sellega lõpetame ja järgmine nädal on jälle keegi eetris. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.